Tänases videos ma räägin lahti, mis vahe on AI assistendil ja AI agendil. Kus neid kasutatakse, miks nad järjest rohkem populaarsust koguvad, miks ettevõtted rakendavad enda igapäevatoimingutes siis nii AI assistente kui AI agente ja mis väärtust nad loovad. Tänases videos sa saad rohkem ülevaate sellest ja sul on lihtsam otsustada, kus suunas sa tahad oma AI tegevusi panna, on see siis AI agendid või AI assistendid. Ja minuga ja vaatame video lõpuni. Käime selle teema siis läbi, mis vahe on AI assistendil ja AI agendil. Et inimestega suheldes ma vahest olen tajunud, et inimesed päris hästi ei saa aru, mis vahe neil on, mis funktsiooni nad täidavad ja mismoodi midagi neist ka üles ehitatakse. Et AI assistendide ehitamine on inimesele jõukohane ja kõik saavad sellega kenasti hakkama, siis AI agendid vajavad natukene rohkem süvenemist ja läbimõtlemist, et kuidas sa midagi üles ehitad, selleks on olemas spetsiaalsed tarkvarad, aga see ei ole tänase päeva teema, vaid me räägime lihtsalt lahti selle põhimõtte, mis vahe neil on. Ja ma olen teinud siia ühe mindmapi, mis siis aitab paremini lahti selgitada, mis nendel vahe on. Võtame siis, mis on nende põhiline erinevus AI assistentidel ja AI agendil. Et AI assistent on selline nõndanimetatud reaktiivne, ehk sa pead talle andma mingi sisendi, vajutama nuppu, siis ta sulle midagi teeb. AI assistente tavaliselt mina olen teinud mitmeid selliseid, kus näiteks ta aitab seletuskirjasid teha või turundusplaani teha või näiteks mingeid dokumente läbi töötada, kokkuvõtteid teha ja ootab sinult siis sellist nagu sisendit või prompti, mida ta tegema peab. Et AI assistendil siis ma olen need dokumendid, mida ma tahan läbi töötada või on see ettevõttega seotud info kõik ühte kohta pannud, on siis hinnakirjad, mingid juhendid ja nii edasi. Ja nende üleselt ta teeb siis neid kokkuvõtteid, et ühesõnaga minu poolt kontrollitud materjalide pealt ta teeb kokkuvõtteid ja erinevaid plaane siis, mis mul vaja on ja vajab siis pidevat sisendamist. Seda saab alati peenhäälestada niimoodi, et vaadata, kui ta ajab sulle mingisugust jama, et see siis täiendad teda, ehitad teda promptidega üles, peenhäälestad teda, et AI assistendi ülesehitamine on selline natuke lihtsam teema. Siis AI agendid on natuke teistmoodi, nad on sellised proaktiivsed, ehk ehitatakse selline agent ülesse vastava tarkvaraga, talle antakse sisuliselt üks sisend, mida ta siis tegema peab, näiteks, et korja mulle kokku konkurentide info või näiteks tee mulle mingi turuanalüüs sellest asjast ära, siis ta tegutseb sinust sõltumata autonoomselt, ehk ta leiab ise need teekonnad ja viibad üles, mida tal siis vaja on selleks, et sinule tuua siis laua peale kogu see materjal, mida sa siis küsisid, ja ta leiab ise selle meetodi ja leiab ise lahenduse, kuidas nende asjadeni jõuda. Et vot AI agenti võib nimetada nüüd selliseks nagu kaastöötajaks, kes toimetab siis iseseisvalt. Ja nende vahe on siis selline, et üks siis vajab sinu sisendit, annad talle käskusid, vajutad nuppu, siis ta teeb midagi, ja AI agent siis on proaktiivne, kes toimetab siis sinust sõltumata 24/7. Neid saab ka omavahel muidugi kombineerida, aga see on juba selline keerulisem teema. Aga täna ettevõtted järjest rohkem, kes on teadlikumad, lähevad siis nende nii nimetatud AI assistentide või AI agentide peale vaikselt üle. Nii, aga vaatame siis ka seda, et mis on nende põhilised siis funktsioonid, mida see AI assistent teeb siis. Põhiline on see, et ta mõistab sinu loomulikku keelt, et sa kirjutad talle kirjakeeles, mida sa sinna tahad. Eesti keeles kirjutad oma põhilaused ära, eeldusel, et sa oled teda natukene ikkagi seadistanud, seda AI assistenti. Ja siin on ära toodud ka mõned sellised näited, kus ta siis kõige paremini toimetab. See on kõigest näide, et kindlasti neid lahendusi on rohkem. Ja genereerib sisu, näiteks turundusassistent päris massiliselt kasutatakse või näiteks ma olen genereerinud assistenti, mis aitab arhitektidel genereerida näiteks seletuskirjasid, mis on keerulised. Aga ta vajab jah sisendit alustamiseks, nii et sul peab olema mingisugune materjal, mis sa
laed sinna assistendi keskkonda ja siis ta nende üleselt toimetab. No näiteks oleme teinud ka selliseid assistente, mis aitab seadustes toimetada, et võtab näiteks seaduseid ja tõlgendab neid ja toob sulle siis neid näiteid ja seadusandlusest tulevad paragrahve. Et need näited on erinevaid ja assistentide loomine on selline paari tunni küsimus, natukene ettevalmistust ja iga inimene suudab selle assistendi endale luua, selleks on ka spetsiaalsed töötoad, kus inimesed saavad neid asju õppida ja endale luua neid assistente nii palju, kui tal vaja on siis müük, turundus, klienditeenindus, ma ei tea, hooldusteenused, mida iganes. Kõike saab assistendiga suurepäraselt teha, aga peab teadma siis, et ta vajab sinu sisendit ja siis promptidega saab peenhäälestada. Ja vaata, mida see agendid siis teevad. Agent siis põhiliselt, nagu ma ütlesingi, toimetab iseseisvalt, ei vaja pidevat juhendamist. Ja muideks, mis on selle juures hea, ta on nagu tipsprofessionaal, kes siis leiab parima viisi selleks, et kuidas mingi ülesandeni jõuda. Ja ise käib ja otsib ja toimetab, et sinul oli ainult teatud sisend, mida sul vaja oli. Näiteks jah, me tee mulle näiteks turuanalüüs mingisest toodetest või klientidest või turust. Ja mis on selle juures hea, et ta õpib varasematest kogemustest. Et see on nagu väga suur nagu boonus ja teeb autonoomselt neid otsuseid ise. Ta leiab ise siis teekonna selle jaoks, mida teha, et leiab neid lahendusi nagu tippprofessionaal, kellel on tippkogemus olemas ja teab, mida siis teha. See on selline lihtne kirjeldus sellest asjast. Et kasutusjuhud, kus neid siis kasutatakse AI assistente, no neid on tegelikult kindlasti rohkem, aga näiteks klienditeenindus, koodide genereerimine, analüüsib kliendi andmeid, vastab päringutele. No millised rutiinsed ülesandeid, näiteks on vaja kirjutada mingeid uudiskirjasid, et oled endale assistendi mingi oma toodete peale üles ehitanud ja siis on vaja mingi toote kohta uudiskiri teha. Võib-olla sa lisad sinna ka juurde näiteks kliendi tagasiside ja siis teed mingid uudiskirjad, on see siis Facebooki, LinkedIni, Instagrami, ükskõik kuhu või kuskil blogipostitusse. Et sellega ta töötab ikka väga hästi nagu. Ja noh, me oleme teinud ka selliseid asju, et näiteks on võetud klientide tagasiside mingi toote kohta, pandud need ühte kohta kokku ja palutud siis assistendil teha sellest kokkuvõttev selline artikkel koos kliendi tagasisidega ja tootjapoolse informatsiooniga, et tekitada siis klientides huvi, milline see toode siis on ja kas ta kõlbab kasutada ja mis ta kasutuscase'id on. Et selles suhtes ta töötab väga edukalt, see assistent. Ja vaata, mida see agendid teevad. Nii kui ma ütlesin, et ta on autonoomne, toimetab oma pead ja ta kogu aeg reaalajas nagu jälgib. Kui assistent on see, et sa pead talle nuppu vajutama, ta teeb sulle midagi ära, siis agent on see, kes kogu aeg reaalajas 24/7 toimetab sul ja ei vaja sellist inimsekkumist. Et see on nagu selline põhiline asi. Ja agendid on täna ikkagi ettevõtluse, ta on juba olevik, aga tulevik, et väga paljud ettevõtted täna veel ikkagi ei tea, kuidas seda agente kasutada ja neid ehitada. Heana võtta endale punti meile professionaal, kes siis ehitab vastavalt sinu ettevõtte või sinu vajadustele selle agendi ülesse. Loomulikult iga inimene saab ka ise selle selgeks õppida, et YouTube ja sotsiaalmeedia, igal pool on neid tohutult palju, neid videosid, mis kõik õpetab. Aga kui sa tahad kindla peale välja minna, siis tasub endale võtta mõni professionaal, kes seda oskab ja häälestab selle agendi või assistendi siis sinu järgi ära. Mis see ettevõttele annab, siis see annab esiteks kõvasti rahalist ja ajalist võitu, sest agendid on sellised tegelased, kes siis on nagu sinu kaastöötajad, sõna otseses mõttes meeskonnakaaslased. Et mitmed ettevõtjad juba on öelnud, et nende eesmärk ongi panna agendid enda kasuks tööle ja võib-olla ei pea kohe palkama endale professionaali. Muideks agendid ja assistendid on väga head koostööpartnerid just mõnele professionaalile mingeid rutiinseid ülesandeid tegema, et näiteks kui teie ettevõttes on sul mingi tippanalüütik, siis agent käib ja korjab seda analüütikat turu pealt kokku ja siis inimene võib-olla teeb sellest kokkuvõtteid ja strateegilisi otsuseid. Mis siis nende piirangud on?
eks neid piiranguid on palju rohkem, kui siin ära toodud on, aga et nii assistendi ja agentide puhul sõltub sellest sisendist, mis sa sellele annad, et kui sa näiteks assistendile annad sellise poolika või kehva prompti, siis need tulemused on ka üsna nigelad. Et sellepärast öeldakse, et hea, kui sa oskad neid prompte kirjutada ja prompte läbi töötada ja anda assistentidele, agentidele siis paremad promptid ette, et nad suudaksid täpsemat informatsiooni sulle genereerida. Et kehva promptiga tuleb ka kehva sisend. Ja vaata, mis agentidega siis on, et jaa, agendid on kõik nagu tasulised, kõik need ahelad, mida sinna üles ehitatakse, selleks on spets tarkvarad olemas, siis iga liigutus seal maksab. Loomulikult see ei ole miljonites eurodes, aga mingiseid sente seal maksab ja kui neid ahelaid on palju või agente on palju, siis peab arvestama, et sellega kaasneb ka kulu ja agendid võivad minna täiesti kummalist rada pidi ja hakata ka mingisugust jama tootma, et inimese selline järelevalve peaks kogu aeg selle asjadel olema. Et nad lähevad järjest paremaks loomulikult ja aja jooksul nad arenevad. Et see, mis on näiteks 2 aastat tagasi agendid olid, siis nad tegid ikkagi mingit jama, aga tänapäeval nad suudavad juba päris täpselt töötada ja olla inimesele võrdväärne partner. Et mis me sellest jutust siis kokku võtame, et mis nende põhiline erinevus on siis agentidel ja assistentidel. Need on siin ära toodud. Et assistent vajab inimese sekkumist, sul on vaja nuppu vajutada, kirjutada prompti või anda talle käsk, aga agent siis toimetab oma pead, mis on siis üles ehitatud sellistel erinevatel ahelatel, erinevate funktsioonide pealt, kus ta informatsiooni võtab ja vajadusel korjab seda informatsiooni ise ka kokku ja teab ja toimetab iseseisvalt. Et see ongi selline lihtne tutvustus, mis agendi ja assistendi vahe on. Tuleb lihtsalt katsetada, proovida ja kui hätta jääd või tahad kiiremini edasi liikuda, siis kasuta mõne professionaali abi, kes oskab neid asju teha. Et ma ise ka korraldan selliseid töötubasid, kus me räägime assistentide ülesehitamised, et see on selline esimene samm ja iga inimene saab sellega hakkama ja luua endale siis selliseid assistente, mis igapäevaselt aitavad tal rutiinseid ülesandeid teha. Ja agentide ülesehitamine on juba keerulisem protsess, et see vajab rohkemat läbimõtlemist, aga asjad on seda väärt, et need agendid oma kasuks tööle panna. Nii katseta, proovi ja saa ägedaid tulemusi. Oleme uude ajajärku jõudnud. Kohtumiseni!